enne kui ma siis asun selle põhilise teema juurde või selle küsimuse juurde, et kas muusikakriitikul on võimalik tänases Eestis ellu jääda, lubatagu mul kõigepealt 2 mõistet määratleda ja nendest esimene on siis, et mis on muusikakriitika. Ja ma lihtsalt uitmõtted, kindlasti neid, ütleme nii, et see definitsioon on kindlasti suurem, see mõiste on lihtsalt, ma ei tea, kui täpselt üldse piiritletud. Ja diskuteerime pärast, kas mul on õigus või mitte. Et ühesõnaga minu meelest muusikakriitika on kas siis suuline või kirja pandud sõnatekst. Ja kommentaariks sellele sõnale sõnatekst, et kriitikat võib teha ka teisiti, on väga palju heliteoseid näiteks, mis kritiseerivad mingit olemasolevat heliteost. Ja sellest on palju anekdoote, aga ma ei hakka nüüd praegu rääkima aja kokkuhoiu mõttes. Vähemalt 1 anekdoot on olemas. Teiseks, muusikakriitika ei ole teadustekst. Ja mida ma selle all siis silmas pean, muusikakriitika eeldusena minu meelest ei peaks olema neutraalne ja muusikakriitikal tegelikult puudub viitamise kohustus. Et see on selles mõttes looming, kriitik väljendab seda, mida tema mõtleb. Ja ta ei pea viitama ühelegi olemasolevale allikale. Teiseks, muusikakriitika minu meelest ei ole ilukirjandus. Ja kolmandaks, muusikakriitika ei ole ka filosoofiline tekst. Et kõik sellised, ja siin võib jätkata, muusikakriitika tegelikult ei ole minu meelest ka reportaaž ja muud ajakirjanduslikud vormid. Et muusikakriitika on spetsiifiline sõnatekst. Et muusikakriitikat võiks minu meelest kõige paremini võrrelda hinnanguga ettevõtte või muu majandusüksuse tegevusele, nii nagu seda koostavad tegelikult audiitorid. Või ta võiks olla ka prokuröri süüdistuskõne või ka advokaadi kaitsekõne. Nii. Siis teiseks, muusikakriitika minu meelest kindlasti, mis tuleneb ka nendest eelnevatest mõtetest, ta on subjektiivne hinnang. Et siin Merike tõi ka selle sõna välja, tähendab minu meelest muusikakriitika ja kriitika üldse, me ei saa pretendeerida, ühesõnaga me ei saa rääkida objektiivsest kriitikast, mis püüab olla objektiivne. Et kriitika saab olla ikkagi kellegi hinnang ja hinnang on ikkagi paratamatult subjektiivne kellegi poolt püstitatud mingite hindamiskriteeriumite alusel. Nii, kolmandaks, kui me räägime muusikakriitikast, siis on tegelikult nagu 4 objekti, mida muusikakriitika võiks üldse kritiseerida, mis oleks siis järgmised, ütleme, muusikakriitika objektiks võiks olla heliteos, selle kõige laiemas mõttes, nii tema kuuldeline kuju kui tema partituuri või mingisuguse muu notatsiooni kuju. Teiseks, muusikakriitika objektiks on muusika interpretatsioon, siis edasi muusikakriitika objekt võiks olla teine muusikaalane tekst. Ja neljandaks asjaks, mis on praegu 3 muide Eesti entsüklopeedias olevat nagu definitsioon, aga mina lisasin siia veel 4. asja, tegelikult peaks olema muusikakriitika aspektiks ka mõni muusikaelu aspekt. Ja siia hulka kuulub ka näiteks selline laiem, ütleme mingisuguse muusikainstitutsiooni näiteks tegevuse kriitika. Või ka mingite laiema mingi muusikanähtuse, kui me väidame, et Eesti jatsmuusikas on kõik sitasti, siis see on nagu, vabandust, ma kasutan sellist sõna, aga võib juhtuda selline kriitiline väide kuskilt tulla esile, et siis see on juba nagu väga laia valdkonna kriitika, aga see on ka igal juhul muusikakriitika, see on igal juhul selle hindaja, sõnapruuks on selle hindaja subjektiivne hinnang sellele asjale. Siis edasi, muusikakriitika kvaliteet, tuleb ju küsimuse alla, eks sellistel väga, kuidas öelda, subjektiivsetel ja nii radikaalsetel alustel, et kus on siis tegelikult selle muusikakriitika kvaliteet.
Ja ma väidaksin, et muusikakriitika kvaliteet saab põhineda eelkõige selle kriitiku isiklikul kogemusel. Ja me hindame ikkagi tegelikult, kuidas öelda, asjatundja kriitikat. See on see, mida just täpselt ma võib-olla sekundeerin Merikesele, et kui asjatundmatu inimene, kes üldse ei tea, kellest ta räägib, avaldab hinnangut, me ei saa võtta seda tõsiselt, kui ikkagi hinnangut avaldab ala asjatundja, ütleme professor. Ja mis need isiklikud kogemused siis on? Loomulikult inimese haridus, mida ei saa välistada. Teiseks, ütleme, ka tema praktiline töökogemus ja ka kolmandaks tema elukogemus. Et on ikkagi asju, mida teatud eas inimene hindab teisiti kui teatud teises eas inimene. Ja viimaseks, mis on, ütleme siis, väga paljudes valdkondades väga oluline, aga sellega me jõuame tegelikult selle ellujäämise küsimuse juurde. Minu meelest on oluline, et see kriitika oleks aus ja põhineks tõepoolest kriitiku isiklikul arvamusel. Et kriitik mingil põhjusel ei hiiliks nagu sellest kõrvale. Ütleme nii, ma olen nüüd kriitiline väga paljude teksti suhtes, mida ma ei hakka üksikasjalikult tooma, aga on väga palju sellist, et me tegelikult nagu seda kriitiku positsiooni tekstis, mida justkui nimetatakse muusikakriitikaks, me ei leia seda nagu üles sealt. Ja ma leian, et see ei ole kriitika. Tähendab, see ei ole, ma oleksin sellise muusikakriitika suhtes kriitiline. Ja et ma isegi ütleksin niimoodi karmilt, et sellise kriitika puhul võib olla isegi oht, et tegu on klakööri näiteks tegevusega ühes või teises suunas. Et taga võib olla mingisugune huvi midagi läbi ajada või ühesõnaga kellegi teise asja ajada. Nüüd neid kindlasti on veel, et on tore, kui sellel üritusel nagu see muusikakriitika mõiste tegelikult selgineks. Et siit edasi siis muusikakriitik, et kes siis oleks muusikakriitik. Et laiemalt võttes, ma nagu tooksin siis laiema ja kitsamat definitsiooni, et laiemalt võttes on siis muusikakriitik iga selline inimene, kellel on siis ütleme mingi muusika või selle interpreteerimise või mõne muusikaalase teksti või mõne institutsiooni tegevuse või mis tahes selle kohta olemas oma isiklik arvamus. Et ka see on juba kriitika tegelikult. Väga palju ongi sellist kriitikat, millest siin selles MP bukletiski, et üks helilööja surub teisel kätt, ütleb, oi kui tore kontsert. Tähendab, nüüd kas see oli aushinnang või ei olnud, nüüd on see küsimus, kas ta tegelikult oli kriitika selle definitsiooni tähenduses, on nüüd ise küsimus, aga ka see on juba kriitiline hinnang. Aga nüüd kitsamalt võttes, ja see nüüd on see kriitika kvaliteedi küsimus, on siis muusikakriitik, on ikkagi muusikalise erihariduse saanud isik, kes on võimeline ennast sõnalises vormis arusaadavalt väljendama. See oleks siis muusikakriitik. Ja nüüd kolmanda punkti juurde, mis on siis minu väikse sõnavõtu teema, et kas muusikakriitik tegelikult tänases Eestis nendel alustel jääb ellu. Minu lühike nagu vastus oleks see, et tegelikult ei jää. Ja ei jää ka ellu näiteks sellises natukene suuremas kultuuris nagu Soome. Konkreetne näide on Seppo Heikinheimo, kes on tõesti olnud legendaarne, öeldakse, et nagu legendaarne Põhjamaade isegi tasemel muusikakriitik, kes teatavasti lõpetas elu enesetapuga. Et soovitan lugeda tema raamatut Mädamuna memuaarid. Ma ei tea, kas on eesti keele tõlgit, ei ole. Soome keeles on paks niisugune piibel, tema enda elulugu, kus ta kirjeldab ja räägib sellest kõigest väga täpselt. Nii, et selles mõttes ma väga toetan Gerhard Locki ettepanekut, et Eestisse tuleks asutada muusikakriitika ühing ja ma pakuksin lihtsalt muusikakriitika ühingule loodava ühingu põhikirja välja mõned punktid, millega see ühing võiks tegeleda. Et tõesti, ühesõnaga, muusikakriitikud ikkagi jääksid tegelikult ellu Eestis. Et ühesõnaga, see ühing võiks siis tegeleda sellega, et ta kõigepealt kaitseks muusikakriitikuid ühiskonna kättemaksu eest.
ja see ei ole üldse naerukoht. Ma selles mõttes võin tuua täiesti konkreetse näite. Siin keegi mainis, et ma olen seotud Pärnu muusikaeluga. Jah, ma olen tõesti natukene seotud Pärnu muusikaeluga ja praegusel hetkel see on väga aktuaalne teema, väga huviga, see on nagu sotsiaalne eksperiment praegu, mis toimub lihtsalt ühes sellises nagu kitsamas kultuuri kontekstis, üks sotsiaalne eksperiment ja see on seotud ühe 4 muusiku hinnanguga ühe Pärnu professionaalse muusikainstitutsiooni Pärnu Filharmoonia tegevusele. Ja lihtsalt, kuna need 4 inimest võtsid tõesti kätte julguse, panid oma nimed alla, avaldasid oma subjektiivse arvamuse, avaldasid selle ka internetis, nii et see on tõesti nagu avalikult kättesaadav, et ühesõnaga need sammud, mida nende muusikute vastu astutakse, need on täiesti hämmastavad. Et ma ei hakka detailidesse laskuma, aga need on täiesti kronoloogiliselt nii-öelda dateeritud. Et milline on nagu tegelikult siis nagu see kättemaks, mis tabab neid inimesi, kes tegelikult julgevad oma arvamust tänases Eestis avaldada selles valdkonnas. Et ühesõnaga see paradigma vajaks nagu muutmist. Et see oli just see, mida Merik ütles, et tegelikult selline normaalne diskussioon nagu üldse puudub. Teiseks, ütleme, see ühing võiks tõepoolest siis ka pakkuda ühiskonnale nagu sellist muusikaelu sisulise ekspertiisi teenust. Ja see oleks tegelikult võib-olla üks selline puhastav nähtus, et tõesti nagu tagadagi see objektiivsus on kõige lihtsam see, et saavutada maksimaalne subjektiivsus, võtta mingisugune kas siis muusikateos, muusikaettekanne, mingisugune laiem kooslus, mingi institutsioon, mingi nähtus ja võib-olla tõesti on olemas mingi jõud, kes nii-öelda selles mõttes koordineerib seda, et näiteks mingisugune kogum kriitikuid ütleb välja oma arvamuse. Ja ikkagi see summa või see mingisugune siis see valem, mis sellest tekib, annab ikkagi mingisuguse ekspertiisi või pildi mingisuguse nähtuse kohta. Ja kolmandaks, mis on ikkagi ka väga oluline, tegelikult vajab koordineerimist, et see ühing nagu tagaks või tegeleks sellise muusikakriitika enda kriitika. Sest tõesti on ka väga palju sellist, kus ühe asja kohta ilmub üks mingi tekst, mille suhtes väga paljud on rahulolematud, rahulolematud mitte nüüd sisu poolest, aga lihtsalt see vorm on kõlbmatu. Et ühesõnaga ikkagi oleks nagu mingisugune instants, mis võiks näiteks öelda, et vabandust, aga see ei ole kriitika, see on luuletus. Või et see on hoopis filosoofiline traktaat. Või see asi on hoopis reportaaž. Et see ei ole kriitika, et ühesõnaga ärgem nimetagem kriitikaks seda, mis seda tegelikult ei ole. Ja loomulikult siis jälgitaks ka seda, et nii-öelda sellised, kuidas öelda, humanistlikud väärtused oleksid tagatud, et see kriitika ei oleks pealiskaudselt lahmiv, et ta ei oleks ebakompetentne, et ta ei oleks ebaaus. Ühesõnaga, et ta ei oleks tellitud kriitika. Vaid tõepoolest on tagatud see, et see kriitika oleks aus, subjektiivne, selle kriitiku oma hinnang, mis põhineb tema elukogemusel, tema tasemel. Et siia ma lühidalt lõpetaksin.